Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama 66. episoodi AI Empowerment podcastist. Mul on ülihea Kerliniga siin jälle kahekesti olla, tehisarutada. Tšau, Kerlin! Tšau! Ja nagu ikka, me võtame täna ette AI uudised. Samuti me räägime tehiskaaslastest, räägime selle termini lahti, räägime sinna juurde ka erinevaid reaalseid juhtumi uuringuid, mis on vahepeal võib-olla ka siis uudistevoogudest läbi jooksnud. Räägime lahti ka näiteks sellise termini nagu grooming, glazing, siis tehisintellekti maailmas. Ja lähme ka sisse natuke rohkem sellesse, kuidas ChatGPT kasutatakse OpenAI'l ja Harvardil tuli siis välja selline uuring koostöös, nii et selle detaile vaatame ka, näitame võib-olla ka ekraanipildil. Seetõttu te võiksite vaadata meid kas siis YouTube'is või Spotify's, kus me oleme ka kaamerapildis kenasti teieni tulemas. Ja siis, kui lõpus veel aega jääb, siis vaatame selliseid uusi teadustööd, mis räägivad siis sellest, et miks mudelid hallutsioneerivad. Nii et vaatame, kuidas ajaliselt on. Meil iga kord on alati ülipõnev tegelikult kahekesti isegi nagu vahel see, et kuidas aeg nii kiiresti läheb ja meil on umbes 3 teemat veel lisaks tegelikult nagu enne research itud, aga me siis nendeni vahele ei jõuagi. Nii et vaatame, kuhu me täna välja jõuame. Aga Kerlin, ma annan jälle sõna üle sulle, et saaks vaadata siis, mis septembrikuus meil toimunud on ja kõige tähtsamad uudised siis tuua kuulajateni. Aga teeme nii ja hakkame uudistega pihta. Nagu ikka, alustame keelemudelitest, alustame ChatGPT'st, see on täna kõige populaarsem tööriist, tal tuleb jätkuvalt iga nädal uudiseid, et kui mõni nädal on siin uudiseid isegi vähem olnud, siis ütleme nii, et kas ChatGPT või siis ütleme OpenAI või Gemini alati mingisuguseid uudiseid välja viskavad. Ja viimase kuu kokkuvõtte siis vaatame üle ja OpenAI poole pealt, mis neil tulid muudatused, kes on harjunud kasutama custom instruction'id või siis kohandatud juhiseid, siis on tõenäoliselt märganud, et seal on natukene uus visuaal tekkinud. Nad on veidikene neid vaateid ringi tõstnud, need on nüüd kõik seal vasakul all sinu nime peal klikates, kui sa valid sealt sätted või settings ja siis seal on kohe olemas mälufunktsioon, kohandatud juhised ja siuksed isiklikud nii-öelda põhimõtted, mida sa saad paika panna. Ehk need on need, mis sa sead, kui sa tahad üle kõikide oma vestluste ja üle kogu siis selle nii-öelda sisu endale siis nii-öelda juhiseid panna keelemudelitele, siis sealt kaudu sa saad. Lisaks rakendustest OpenAI või ChatGPT sees on erinevad lisarakendused ka, et kui sa tahad videoid, siis sa saad minna Sorasse. Lisaks, kui sa tahad koodi kirjutamiseks kasutada ChatGPT, siis neil on täiesti eraldisiv rakendus Codex ja nüüd neil tuli välja täiesti uus versioon Codexist, mis kohandab seda nii-öelda mudeli arvutusmahtu vastavalt ülesande keerukusele. Ehk siis teeb lihtsalt parandused ära ülikiiresti. Sekunditega keerukamad probleemid võivad siis võtta kuni 7 tundi. Ülipikk aeg ja sisuliselt nad ütlevad ka, et see võimekus on ikkagi väga-väga kõrgeks aetud, sul ei ole vaja ümber kirjutada, sa saad sealt nii-öelda koodi ülevaateid, teste käivitada, igasugu lisafunktsionaalsusi, nii et kes koodi kirjutamiseks kasutab AI'd, võib täitsa katsetada Codexit, mis on OpenAI poolt. Nüüd väga hea uudisena tuli välja see, et projekti funktsioon ehk siis project, mis on siis nii-öelda custom GPT üks alternatiiv, siuke kaustade süsteem, kuhu sa saad ka panna juhiseid, on kättesaadav ka nüüd tasuta kasutajatele. Ehk et see oli varasemalt tasuline funktsionaalsus. Nüüd sa saad tasuta ka seda teha, seal on teatud piirangud, ehk siis sa saad panna kuni 5 faili sinna projekti, muidu sul on oluliselt kõrgemad limiidid ja siis tuli ka siuke nagu kohandamine, mille kohta ma juba saan natuke siukest negatiivset tagasisidet, et sa saad pinna sinna ikoone ja värve, aga tänu sellele või selle tõttu on siis natuke see visuaal seal muutunud, et ei ole nii mugav neid kasutada. Aga vaadake, katsetage, kuidas teile need uuendused meeldivad. Claude ehk siis Anthropicu keelemudel, nendel on nüüd olemas mälu. Üliäge, ma ootasin seda ülikaua, et see mälufunktsioon tuleks. ChatGPT'l on see juba mõnda aega olnud
ja nüüd siis Claude suudab ka sinu varasemaid vestlusi, nende detaile, igasugu eelistusi, konteksti, töökorraldust, kõike seda meeles hoida ja peaks siis suutma seda teha. Aga see on täna siis team ja siis enterprise tasemel, ehk siis see ei ole sinu tasuta kontoga veel kättesaadav, aga ma loodan, et õige pea ikkagi tasuta kontole tuleb ka. Ja põnev uudis tuli ka Microsoft, OpenAI ja Anthropic kolmnurgast, sellepärast et teatavasti Microsofti Copiloti sees on nüüd ChatGPT mudel, aga nüüd tänu sellele, et Claude on nii palju paremaks läinud ja väidetavalt siis Claude toimib väga hästi just nimelt Exceli ja erinevate Office'i toodetega, siis Microsoft kaalub Claude'i lisamist enda Office'i platvormile ehk et integreerida siis lisaks OpenAI'le sinna ka Claude'i erinevaid mudeleid sisse. Nii et väga-väga põnev. Siis lisaks tuli siis Claude'il välja ka selline erifunktsionaalsus, et sa saad vestluses luua ja muuta Exceli tabeleid. Ehk siis tegelikult sellesama eelmise punkti jätk, et miks Microsoft selle otsuse tegi. Claude on siis pannud seda väga rõhku sinna sellisele funktsionaalsusele, et sa saad neid Office'i tooteid seal sees teha. Jällegi seal on teatud tasemed minu meelest täna nendel kõige kõrgematel tasulistel kontodel, ehk et kõikidega sa ei saa seda katsetada, aga jällegi ma usun, et see õige pea tuleb siis ka teistele. Üks mitte nii positiivne uudis Claude'ist on see, et nad otsustasid, et nemad teevad nüüd sellise lükke, et kui sa kasutad Claude'i, siis vaikimisi sinu andmeid kasutatakse mudeli treenimiseks. Neil ei olnud enne seda kuskil otseselt sellised fikseeritud ja nüüd tuli kuu alguses tuli siis siuke muudatus, et kes nüüd aktiivsemalt kasutab, teil tõenäoliselt tuli see pisike pop-up või teavitus sinna ette, mis ütleb, et kui sa ei soovi, et sinu andmetega mudelit treenitakse, siis ütle, ehk sa pead selle välja lülitama. Ehk siis nii-öelda mitte opt-in, vaid opt-out, mis on tegelikult hästi nõme lähenemine. Ehk et nad võiksid ikkagi hoida seda, et me vaikimisi ei kasuta treenimiseks, aga täna näiteks neid andmeid on nii palju puudu. Nii et vaadake üle oma tingimused, kui sa kasutad Claude'i, et sa ikkagi soovitame selle välja lülitada, et sinu andmetega mudeleid ei treenitaks ja kuskil nad rändama ei läheks. Sarnast asja just tegelikult see nädal tegi ka LinkedIn, ehk et tuli ka siis sinna üles väike pisikene kiri. Kui sa ei taha, et sinu andmetega LinkedIni siis AI mudeleid treenitakse, siis mine sätetesse, otsi üles need privaatsustingimused, jube nagu keeruline ahel oli seal. Aga jah, me saame panna tegelikult selle ka sinna jaokirjeldusse, et vaadake üle oma neid kasutustingimusi, et teie andmed ei läheks siis niisama rändama. Copilotist veel, kui Microsoftist laiemalt rääkida, siis Microsoft on oma neid AI agente, mis on tegelikult, eks ju, AI assistendid, üha rohkem hakanud sisse integreerima, neil on palju selliseid eeldefineeritud assistente ja nüüd nad on siis oma Microsofti Teamsi sisse ka neid pannud, ehk et sul on niisugused nii-öelda agendid, kes käivad sinuga koosolekul, teevad päevakordasid, teevad märkmeid, vastavad erinevatele küsimustele, mis sealt jooksvalt on ja need on hästi sellised individuaalsed, inimeste põhised, nii et nad siis üha rohkem tahavadki neid Copiloti agente igale poole sisse susata. Ja lisaks veel, kuhu nad neid sisse suskavad, on Samsungi telerid. Ehk et selle aasta lõpuks nad tahaksid juba integreerida uutesse Samsungi teleritesse Copiloti. Ehk kui sa võtad oma teleka lahti, meil on juba näiteks nutitelefonid, saad YouTube'i igale poole sealt ligi. Nüüd sa saad võtta lihtsalt oma Copiloti vestluse seal lahti ja hakata chatima ja küsimusi küsima. Nii et jällegi integreeritakse siis AI-d igapäevastesse tegevustesse. Ja teistest keelemudelitest ka hästi lühidalt XAI-l ehk siis Elon Musk'i ettevõttel tuli välja uus Grok 4 Fast mudel, mis on siis väidetavalt sihuke kõige parema hinna ja intelligentsuse ja kiirusega seotud mudel. Ehk et on palju odavam varasemast mudelist ja tal on kuni 2 miljoni tokeni suurune kontekstiaken. Ehk täna, kes ju kõige suurem on olnud Gemini on 1 miljoniga, ChatGPTil on 4 korda madalam seal 200 000 juures. Ehk täna ta on nagu 10 korda parem, kas ta on siis parem, ma ei tea, eks ju, aga ta on oluliselt suurem, ehk sa saad palju suuremat mahtu seal töödelda. Lisaks nad tahavad jälle raha kaasata, 10 miljardit valuationiga $200 miljardit, ehk et täna on siis põhimõtteliselt Anthropic on 180 miljardi juures, OpenAI 500 miljardi, XAI 200 miljardi juures, et kõik on siis väga-väga palju oma väärtusi viimase aastaga kasvatanud. DeepSeek
tuli ka välja uuendusega. Nüüd ütlesid, et tähendab, neil välja otseselt midagi ei tulnud, aga nad ütlesid, et meie töötame uue sellise AI-agendi kallal, mis suudab siis autonoomselt täita erinevaid ülesandeid, mitmeetapilisi ja õppida siis oma tegevustest. Ehk et nad nimetavad seda selliseks ise parenevaks mudeliks, et iga kord, kui ta midagi valesti teeb, siis ta jooksvalt õpib. Eks ju, et tavapäraselt on see, et me saame konteksti anda, mis püsib, aga kui me ütleme, et see asi on nüüd vale või see asi ei toimi, siis tegelikult mudelid täna niimoodi jooksvalt ei õpi, eks ju, neil on need arendamisperioodid, aga DeepSeeki mudel väidetavalt suudab siis kogu aeg õppida. Ja Perplexity, millest oleme ka siin aeg-ajalt rääkinud, millel on hästi palju muresid olnud erinevate sihukeste kohtulahenditega, sellepärast et Perplexity on teatavasti sihuke Google'i otsing pluss AI ja sellega on hästi palju probleeme, et inimesed lähevad, otsivad AI pealt ja nad ei lähe läbi Google'i ja ettevõtted ei saa oma rahasid ja oma reklaame. Siis nüüd Perplexity ütles, et jah, me oleme nõus oma selle uue Cometiga, mis on nende brauser, et kõik need lingid ja klikid, mis sealt kaudu tulevad, me anname 80% siis nendele ettevõtetele, eelkõige siis meediaväljaannetele, eks ju, et kui me otsime mingisuguseid uudiseid või Forbesist või kuskilt, et siis kui me läheme Perplexity kaudu, et siis Perplexity on nõus osa oma tulust ära andma. Kas päriselt nii juhtub, eks me näe, aga ütleme nii, et positiivne siiski. Piltide ja videote maailmast üllataval kombel september oli üsna rahulik. Põhimõtteliselt pildimaailmast väga palju midagi uut ei tulnud peale selle pisikese Google'i Gemini mudeli, millest me siin oleme tegelikult juba varasemates episoodides natuke rääkinud, ehk et uus pildimudel ja nüüd, mida Google tegi, nad panid enda Google'i foto sisse enda veomudeli, Veo 3 on täna ehk siis nende kõige parem videomudel, mis on ka väga-väga hea, kus sa saad, eks ju, häälega ka pilte teha niimoodi, et kui sa võtad oma Google fotosest mõne oma foto, siis on võimalik sellest teha videoklipp. Päris cool. Täna jällegi ainult USA-s kättesaadav, sest Euroopa ja GDPR ja igasugu muud asjad, aga kes siis tahab katsetada, et ilmselt läbi VPN-i ja muude trikkide saate proovida, et kuidas toimib. Ja videomaailmast tuli välja luumalt Ray 3, mis on siis selline videomudel, kus on siis ka AI sihuke konteksti tunnetus sees, ehk et ta on ka sihuke mõtlev mudel, saad anda väga keerukaid juhiseid, öelda, et paranda siit seda osa või tee siit veidi teisiti, et sul ei ole vaja täpselt seda kirjeldada, vaid rohkem seda reasoning'i või arutlust sisse tuua. Ja suudab siis tegelikult ka Full HD, 4K-d luua, ehk siis väga-väga kvaliteetset mudelit. Vabandust, väga kvaliteetset videot. Ja siis muudest uudistest või muudest rakendustest ka veel. Notionil tuli välja uudis, kes on siin Notioni fännid, meie Sandra ka hoiame päris palju asju Notionis. Notionil nüüd on olemas enda AI-agendid. See on tasuline funktsionaalsus, aga täna neil on päris palju selliseid kampaaniaid, et sa saad seda katsetada. Ehk et põhimõtteliselt kõik need sellised agendid, et annad talle mingeid ülesandeid teha, mida sa teeksid muidu erinevate võib-olla selliseste make'ide või Zapieridega, kõik, mida sa teed Notioni sees, sa saad Notioni agendile anda. Ehk et tahad mingit dokumenti luua, ütle talle, et võtad selle agendi lahti, vaata, ma käisin sellel kohtumisel, seal failis on see memo, võta see varasem vestlus, tee mulle siit ülevaade, eks ju. Võib-olla ka see, mida sa teeksid näiteks ChatGPT-s, sest sul on Notion AI ka keelemudelid seal sees. Ehk et sa annad talle erinevaid juhiseid, ta pallata su töövoogusid, saab otsida informatsiooni ja sul on võimalik ka teha selline agentide tiim. Ehk et sa teed siukse peaagendi ja siis sa defineerid ära omal need alamagendid ja muudkui siis lased seal peaagendil siis pöörduda erinevate alamagentide poole. Ei ole jõudnud seda liiga palju testida. Ühes kogukonnas nägin selle nagu tagasisidet või demot, et keegi juba oli seal katsetanud, nägi väga cool välja, aga sul loomulikult vaja kõik need asjad selle üles seada ja Notionis on üsna keerukas platvorm, aga ütleme, et kui sa selle selgeks saad, siis on hästi palju võimalusi. Siis nutiprillid, eks ju, et need Meta Ray-Bani populaarsemad siuksed nutiprillid, eks ju, millega sa saad salvestada videoid ja ekraani pilti kuvada sinna. Meta tuli välja nüüd uue versiooniga sellest ja Gen 2 mudel, kus siis on veel parem hääletuvastus, veel parem see ekraanikuva. Põhimõtteliselt sa saad juhtida seda ekraanikuva sõrmega, et sul ei ole vaja kuskile midagi vajutada. See oli väga
ägedad uuendused tulid, aga demo oli siis väga põnev, sellepärast et see live, mis nad tegid sellega läbi, nad tahtsid, et AI sihuke kokkamisabiline aitaks siis neil mingisuguseid juhiseid anda, kui sa näiteks süüa teed, siis see ei teinud üldse koostööd, ei täitnud neid käske ja siis nad proovisid ühte videokõnet teha, see ka ei toiminud neil. Nii et neil läks veidi nihu, nad pärast tunnistasid ka ja et seal olid mingid segajad ja et see nii-öelda ütleme Bluetooth ja Wi-Fi ja kõik asjad ei toiminud. No vot, no läks siis nagu läks, aga ütleme, et potentsiaali nendel prillidel on päris palju. Siis YouTube ka. YouTube tuleb vaikselt erinevate AI funktsionaalsustega välja, kellel meeldib YouTube'is videoid teha, siis vaadake, on niisugune nagu Studio 3.0 ja seal on siis põhimõtteliselt AI hääled, taustamuusika, heliefektid, subtiitrid, mitmekeelne tugi, videotöötlus, kõik sellised komponendid, kus on erinevad AI funktsionaalsused ja ta integreerub nüüd ka Eleven Labsiga, mis on siis üks parematest text to voice lahendustest ehk siis millega sa saad lasta peale lugeda. Nii et seal on päris palju peaks siis tegelikult kiiremaks minema see töö. Ja Lovable, kes siin vibe coding ut teeb ja on katsetanud Lovable'is erinevaid rakenduste ehitamisi, siis Lovable'is on nüüd olemas voice mode ehk et sul ei ole isegi vaja enam kirjutada, vaid nüüd sa saad anda käsklusi ja päriselt häälega öelda, et mulle tahaks niisugust rakendust, see võiks teha selliseid asju ja tee mulle esimene versioon valmis. Nii et läks siis veel lihtsamaks. Ja Notebook LM, millest me oleme ka päris palju rääkinud, millega sa saad teha siis kokkuvõtteid, videoklippe, helipodcaste, pakub nüüd sulle erinevaid valikuid selle stiili osas. Ehk et saad kriitilist kokkuvõtet ja ülevaadet või siis niisugust hästi lühikest või niisugust arutelu, debatti. Nii et seal on siis erinevaid funktsionaalsusi. Nüüd tulles Eestisse, siis lühidalt mõned Eesti uudised ka. Päris palju on erinevaid uuringuid tulnud sellest, et kuidas AI kasutatakse avalikus sektoris ja laiemalt. Paneme need jaokirjeldusse ka, et sa saad tutvuda nendega, kui sa soovid lähemalt. Ehk siis avalikus sektoris 63% juhtidest usub, et tehisintellektil on võimekus parandada teenuseid, aga ainult 26% nendest on seda päriselt rakendanud. Ja sarnaselt oli siis Statistikaameti uuring, mis ütles, et kui pooled Eesti interneti kasutajad siis nii-öelda eraisikutena või inimestena kasutavad tehisintellekti, siis ettevõtetel on see protsent 22%. Ehk siis jällegi ettevõtluses on üsna madal see protsent, aga vaikselt siis on kogu aeg kasvamas. Startupidest ka, TribeX, kes on meil ka podcastis käinud, on hakanud tegema koostööd USA ettevõtetega USA turul, ehk siis teeb seal nii-öelda nende Autoglass Experts ettevõttega koostööd, kus nad on kasutusele võtnud sellise easyclassi kahjustuste hindamise lahenduse, väga cool. Ja Pactum, mis on siis Eesti üks edukamatest startupidest, on siis nii-öelda kaasanud taaskord raha ja plaanib siis jõuda tegelikult ka Eesti turule, et nad on siis täna võtnud fookust välismaale, aga on öelnud, et nad plaanivad siis oluliselt laiendada oma valdkondi. Ja välismaastikult muid uudisnoppeid, võib-olla mõned pealkirjad siin käin läbi, et liiga detaili sinna ei saa minna, aga kes mäletab Sylvester Stallone'i Rambot, mis on tänaseks vist aastakümneid, 30-40 äkki vana ja sellest tahetakse uut versiooni teha ja siis Sylvester Stallone ütles, et aga ma tahaksin ise Rambo olla, aga ma tahaks, et AI teeks minu nooremaks, sest teatavasti filmis oli Rambo 18-aastane, nii et väga-väga põnev isegi filmimaailmas siis näitlejad tahavad AId ise kasutusele võtta. Albaaniast tuli esimene AI minister, ehk siis neil on virtuaalne minister Tiella, kes vastutab riigihangete eest ja eksisteerib ainult avatarina, hakkab läbi viima siis juhtima hankeid ja ekspertide palkamist. Ma arvan, et kindlasti kuuleme sellest, kuidas tal siis läheb. Siis meditsiinist ka päris palju. Harvardist tuli teavitus, kuidas on leitud siis lahendused või selline tööriist, mis leiab geenide erinevate ravimite kombinatsioone ehk et muuta neid haigeid rakke uuesti terveteks. Väga-väga teretulnud. Ja teine uudis tuli siis Emory ülikoolist, kus siis lasti sellistel AI-agentidel ehk siis sellised häälagendid helistada 2000 patsiendile, sellised vanurid ehk siis eakad patsiendid ja nad juhendasid siis neid, kuidas vererõhku mõõta ja neid tulemusi edastada.
ja tegelikult sellega hoiti megalt aega kokku, raha kokku, et inimesed ei peaks neid vanureid siis läbi helistama, aga samal ajal nad said need mõõtmised tehtud ja nad said oluliselt kiiremini tagasisidet oma tervise seisukorrale ja läks siis tegelikult ka see meditsiini kvaliteet kindlasti nende jaoks paremaks. Siis USA-st jällegi tuli välja üks startup, ütleme meile siis võib-olla konkurendiks osaliselt, eks ju, aga põhimõtteliselt selline startup, mis suudab toota nädalas 3000 AI põhist podcasti ehk siis taskuhäälingu saadet. See ongi nende fookus, neil on hästi suur kontekstiakene, kõikvõimalikest teemadest lasevad lihtsalt AI sisu välja, mis on päris halb tegelikult, sellepärast et kui mõelda, kui palju täna ikkagi AI teeb vigu, kui palju seal on hallutseneerimist ja kui me nüüd ujutame siis kogu selle interneti üle sellega, et me loome sinna seda AI sisu, see pikas plaanis ilmselt mängib väga tugevalt meile negatiivselt siis kätte. Ja siis kes siin on kaalunud, olen kuulnud erinevaid lugusid, kes ei taha või viitsi või ei saa minna fotograafi juurde, aga pass on aegunud, ID-kaart on aegunud, siis mõtled, et ma teen AI-ga pildi, hästi lihtne, eks ju. Siis tõenäoliselt sul juba lähebki see läbi sealt politsei sellelt lehelt, eks ju, sest on väga realistlik, aga kui sa lähed piirile, siis üha rohkem piiripunktides on need biomeetria seadmed ehk ta vaatab nende erinevate punktide järgi sinu näkku ja vaatab seda pilti ja kui seal ei klapi, siis tegelikult jääd piiri peal hätta. Ja see on üks lugu, mida siis politsei on hoiatanud nüüd ka, et mõelge palun, et okei, jah, võib-olla siit esimesest tasandist läheb läbi, aga kui sa oled kuskil välismaa piiril ja sul tegelikult öeldakse, et su pilt ei klapi sinu päris näoga, siis on päris halb, eks ju, et me tegelikult ei kujuta ette, kui palju neid elemente seal on, mida ta kontrollib ja mis sellel AI pildil jäävad tõenäoliselt tegemata siis. Nii, aga ma arvan, et tõmbamegi siit kokku ühe viimase uudisnoppega, kuna pärast räägime terminitest ka veel, siis tuli ka uuring välja, mis ütleb, et sellised AI-le iseloomu omased väljendid on tulnud igapäevakõnesse, et teatavasti räägitakse sellest, et kui sa loed blogiartikleid või uudiseid või kuskilt sotsiaalmeedias, siis sa tunned ära, eks ju, delv ja boost ja meticulous, need on mingid sellised veidrad sõnad, eriti inglise keeles, eks ju, aga need on läinud kõnekeelde ehk et igasugu podcastides on tegelikult neid samu sõnu hakatud kasutama. Nii et ei saa olla nii, et kohe on 100% AI sisu, kui sa neid väljendeid seal näed ja kasutad, et tasub mõelda, mis neid võib-olla ongi. Inimestele meeldivad sellised uudissõnad. Eesti keeles on neid kindlasti ka palju. Nii, olgu, aitab. Uudistest läheme tehiskaaslastesse, mis on kindlasti super põnev teema ka praegusel hetkel. Ja no ma arvangi, et tegelikult on uudistest jooksnud nii Eesti maastikul kui ka välismaalt siin augusti lõpus kui ka septembrikuu vältel siis just selle tehiskaaslaste fenomenist üha rohkem artikleid ja selles mõttes meil on ka varem läbi jooksnud see, kus me, ma ei tea, Jürgen Joostiga rääkisime sellest, et erinevatel keelemudelitel on nagu oma iseloom ja mina näiteks eelistaksin ChatGPT, kes eelistab Claude'i, et kuidagi tekib sellele digitaalsele süsteemi ja tehisintellekti süsteemile mingisugune teistsugune mõõde juurde ja see tehiskaaslaste trend või selline, seal on nii positiivseid kui ka negatiivseid pooli, mis me kohe siin ka lahkama hakkame, et see saab üha rohkem normaalsuseks ja me mõtlesimegi, et selle lõigu raames räägime lahti terminit tehiskaaslane, mis see siis täpsemalt tähendab. Ma natuke räägin lahti ka seda ajaloo poolt ja siis on tulnud sellised, ma arvan, kes on siin, kes meid kuulavad, kasutavad tehisintellekti päris palju ja on aru saanud, et on selline tavapära, et võib-olla siis algsele küsimusele vastab keelemudel, et oi, kui hea küsimus, mis sa just esitasid, nii et me selle fenomeni räägime natuke rohkem lahti. Aga räägime siis lahti, mis on tehiskaaslane, selline termin nagu AI companion inglise keeles, et see on siis selline tehisintellekti põhine süsteem, mis on loodud mitte ainult siis informatsiooni vahendamiseks pakkujaks, vaid siis sellise suhtluskaaslase mõõdu andmiseks, kus me tunnemegi, et ta on kas kaaslane, sõber, mängib sellist rolli meie jaoks ja ta lihtsalt ei vastagi meie küsimustele ja ei täida meie ülesandeid, vaid ta tõesti
toetab meid nagu emotsionaalselt, mäletab meie eelistusi, näitab üles ka sellist nagu empaatiat, võib tekitada sellise intiimsustunde ja see kõik jooksebki siis sellesse tehiskaaslase fenomeni ja tegelikult muidugi neid suhtlusagente, kellega on vesteldud, on juba 1960 aastast. Elisa oli siis esimene selline vestlusprogramm, kus inimesed said seda kogeda, aga muidugi see ei ole selles mõõdus, mis me siis praegusel hetkel tänapäeval näeme just nende chatbotide arenguga, keelemudelite võimekusega, kus tõesti võibki tekkida see tunne, et ta mõistab et see mõistab mind nii hästi ja selles mõttes on tulnud ka kõik uuemad äpid. Ma arvan, me oleme varem ka maininud Character AI-d, me oleme rääkinud võib-olla Replikast, et need ongi sellised tehiskaaslaste platvormid, kus sa saad validagi omale meelepärase suhtluskaaslase ja neil on seal tõesti väga palju erinevaid nii-öelda rolle, mida nad võivad mängida ja siis saabki terve päeva 24/7 põhimõtteliselt siis seda suhtlust seal aretada. Ja mina tihtipeale koolitustel ka tuun välja selle filmi Her. Ma ei tea, kui paljud siit on näinud, 2013 aasta film see on selline romantiline ulmefilm. Kui mina seda nägin, siis see tõesti tundus nagu ulmeline mõelda, et siis selle süžees on meesterahvas, üksildane mees, kes arendab välja sellise suhte siis tehisintellekti süsteemiga, Samanthaga ja kui ma seda vaatasin, see oli kindlasti juba üle 5-6 aasta tagasi, ma mõtlesin, et see on nagu väga kauge tulevik, aga tegelikult me siis praegusel hetkel juba näeme tõesti neid erinevaid väljendusviise sellest, kus meil on tekkinud sellised tehiskaaslased igapäevaellu. Aga mõned sellised positiivsed pooled ja negatiivsed pooled, mida me siis näeme nende tehiskaaslaste tulekuga või sellega, et vestlusrobotitega arendatakse siis neid vestlusi intiimsematel tasanditel, siis kindlasti seesama, et palju üksildust on kindlasti ühiskonnas. See, et me saame seda üksildust leevendada läbi tehnoloogia, sellel on kindlasti nagu selline positiivne mõju ka, kui me räägime vaimse tervise epideemiast, et me tunneme, et me saame kuhugi vähemalt nii-öelda pöörduda, me saame sellist nagu tuge, me saame ka harjutada suhtlemist, me oleme seda võib-olla varem ka välja toonud, kus me saame näiteks keelt harjutada, teha keeleõpet läbi siis häälkäskluste ja vestluse siis laivis, aga need negatiivsed pooled, mis siis on välja tulnud ka nendest uudistevoogudest, ongi see, kus tekib meil tegelikult selline emotsionaalne sõltuvus. Meil võib-olla vähenevad sellised reaalsuhted. Meil on natukene segadus selle vahel, mis on reaalne ja mis on nagu virtuaalne. Ja rääkides ka siis päriselt, mis me toome siin, Kerlin toob ka näiteid sellest, kus päriselt väärarusaamu siis süvendab tehisintellekti süsteem või kui me räägime isegi enesetapu mõtetest, et sellist kriitilist olukorda siis nii-öelda teeb veel keerukamaks või viibki tõesti päriselt selliste juhtumiteni, kus inimene on suunatud süsteemi poolt siis mingisuguseid kindlaid samme tegema. Ehk siis samuti ma hiljuti käisin ka teles, rääkisime sellest tervisehoiust, kui palju küsitaksegi siis selliseid meditsiinilisi, vaimse tervise küsimusi ja kuidas, mis arstid sellest arvavad, oli see Tele2 või mitte Tele2, Kanal 2 siis täistunnil rääkisime sellest ja seal jooksis ka läbi, kui meie tegime sellist läbimängu, küsisime küsimusi, siis ta alati ei vasta, et ta ei ole arst ja nii-öelda ei võta seda informatsiooni võib-olla kõige faktipõhilisemalt sellest kindlasti inimesest, kes küsib seda küsimust, on ju, et selles mõttes neid riske on väga palju. Aga võib-olla, Kerlin, kas sa tahadki vahepeal tuua välja neid uudiste lõike ka, mis siin nii-öelda selle negatiivse poolega kokku on tulnud, ma võin ise ka siis pärast juurde lisada. Ja, et siin oleme ju varasemalt neid jaganud ka uudisteblokis, eks ju, et on neid OpenAI-ga, on ka teistega, eks OpenAI-d kõige rohkem tuuakse välja, ta on ju kõige suurem, nagu me oleme rääkinud ja sellele fookust seatakse rohkem. Aga tõepoolest oli siis sellest alguses juhtum, kus üks USA-s taaskord üks noormees, 16-aastane, oli pikalt vestluses ChatGPT-ga, rääkis oma elust ja kõigest ja oli siis ka juba tegelikult pikalt selliste
nagu suitsidaalsete mõtetega ehk et väga negatiivselt ja teatavasti, kui sa räägid ka sellest nii-öelda, mis sul mõttes on, siis ta hakkab seda võimendama täna ja ta hakkab seda kiitma mudeliks siis, eks ju. Ja põhimõtteliselt nüüd ega lõpuni ei tea, on ju, me tegelikult ei tea keegi, mis seal vestlustes oli, lihtsalt mida lapsevanemad on rääkinud, eks ju, et põhimõtteliselt ChatGPT kiitis neid mõtteid nii kaua, kuni laps, kes siis on 16-aastane, eks ju, tegi selle otsuse, et jah, ma võtangi endalt elu ära ja ChatGPT siis justkui võimendas seda veelgi. Ja loomulikult lapsevanemad siis kaebasid OpenAI kohtusse ja tahtsid siis sealt pealt, et lisaks sellele, et loomulikult rahaline mõju oleks, aga tegelikult, et sellele midagi muutuks ka. Ja nüüd siin suve lõpus, sügise alguses tuli päris mitu uudist OpenAI poolt välja, et mida nad siis tegema hakkavad. Ehk et nad hakkavadki üha rohkem kontrollima seda sisu, mis läbi käib, ehk et kui sul on võimalik ikkagi nüüd nii-öelda lapsevanemana siduda siis lapse konto enda kontoga ja kui ChatGPT või OpenAI tunnetab, et jah, seal on väga-väga negatiivseid mõtteid, siis tegelikult läheb lapsevanemale selle kohta teavitus, mis on minu arvates nagu väga mõistlik, sest lapsevanema roll ja kohustus on see ikkagi ja õigus ka tegelikult seda kõike näha ja kontrollida. Nii et sellised muudatused siis tulevad ja jah. Ma ise võib-olla toongi kohe juurde ka siia selle replika juhtumi, mis oli siis 2023. aastal. Replika üldse platvormina on saanud väga palju nagu kriitikat. See ongi siis selline nii-öelda virtuaalne keskkond, kus luuakse siis sõprussidemeid ja seal oli siis selline situatsioon, kus muidugi need inimesed, kes kasutasid seda palju, siis neil tekkisid seal sisemaailmas partnerid, nii-öelda isegi abikaasad, keda nad kutsusid päriselt oma siis nii-öelda elukaaslasteks, sellepärast et nad veetsid väga palju aega selles virtuaalmaailmas ja mingisugusel hetkel siis ettevõte otsustas, et nad muutsid nii-öelda tagataustal seda mudelit ja eemaldasid sellise seksuaalse alatooniga, sest seal oli palju sükest nii-öelda sellist poolt ka juba mängus ja need alatooniga sõnumid ja see sõnumeerimine siis piirati ja väga paljud siis kasutajad kogesid sellist nagu leina ja kaotusvalu, nagu oleks päris suhe lõppenud, aga tegelikult see nii ei olnud ja selles mõttes sellest tuleb ka välja selline termin nagu ambiguous loss, ma ei teagi, kuidas eesti keeles ambiguous nagu on, aga põhimõtteliselt selline kaotus, mida sa ei saa nagu leinata traditsioonilisel viisil, aga sest see ei ole nii-öelda päris inimesega seotud, aga siiski inimesel on nagu raske selles mõttes võib-olla ka sotsiaalsetes tingimustes siis pärast nagu hakkama saada. Ja samamoodi on ka Character AI platvormil olnud siis selliseid sama, mida praegu Kerlin siin jagas, et kus on selliseid väärarusaamu või sükest negatiivset poolt siis mudeli poolt sisendatud, kus uurijad tegidki siis sellise katse, kus nad lõid endale profiilid, lapse nii-öelda profiilid ja väga kiiresti hakkasid siis vestlused minema tegelikult selliste keelatud teemadele nagu seksuaalsusega seotud, narkootikumidega ja et platvormil ei olnud tegelikult selliseid kaitsemehhanisme, mis siis üles ehitatud, mida ongi see, et me teeme ühiskonna tasandil neid vigasid ja nüüd peame seda vigade parandust tegema. Muidugi Sam Altman samamoodi selle ChatGPT situatsioonis väga selgelt tõi välja need vastumeetmed, mida nad teevad, aga jah, tõesti see, kui palju tegelikult vastutus on suurtel tehnoloogiahiidudel, kes need toob meie platvormi näol siis meie laste kätte, et ka samamoodi Snapchatis botid, mis on kättesaadavad 24/7 lastele, et kuidas seal ei olnud ka samamoodi kaitsemehhanisme algselt pandud siis paika, kui see on väga hea selline ka tehisintellekti negatiivse poole pealt selline video, kus siis dokumentaali raames räägitakse lahti, kuidas Snapchatis aretati sellist vestlust noore tüdruku perspektiivist, kes siis küsiski nõu botilt, et mida teha, kui nad on minemas nädalavahetuseks kuskile nii-öelda loodusesse linnast välja, et luua romantilist õhkkonda, mainides tegelikult, et see meesterahvas on palju vanem temast 40-ndates ja
ja nii-öelda siis bot andis kenasti võtta küll kaasa küünlad, vahukommi jaoks kõik vajalikud asjad ja kõik selles mõttes, et saamegi aru, et neid vigasid tuleb kindlasti väga palju sellel ja ka haiget saamisi, no inimeste kaotust ja kõike seda, et see on väga kriitiline siis trend, mida jälgida. Muidugi ka Postimehest jooksis väga palju läbi neid erinevaid siis uudiste noppeid, kus toodi välja seda, kuidas, ma ei tea, 15-aastases abielus olev naine on täiesti hullumas, sest tema mees on arendanud välja siis sellise vestluskaaslase enda jaoks, kellega ta tunneb, et ta on rohkem täitunud ka oma naise kõrval ja kuidas siis saada siis oma mees nii-öelda tagasi reaalsusesse, et tegelikult nii-öelda inimsuhted, see on see, mis on meie kui inimolendite tuumaks ja kõike seda poolt, et väga keerukas, ma arvan, nii-öelda lahendusviis, ma arvan, et ei ole ainult selle naise elus, vaid ka väga paljudel, mis võib ette tulla ka nagu tulevikus üha rohkem, kui mudelid saavad aina võimekamaks. Ja mul tuli just meelde, et ma eile või üleeile nägin LinkedInis meie sihuke üks jälgijad iidolitest, keda me jälgime, eks on Ali K. Miller, kes on selles AI valdkonnas tipus. Ja tema jagas ka nagu päriselulist lugu mingist tutvusringkonnast, kus põhimõtteliselt oligi naine, kes hakkas siis vestlema samamoodi ChatGPT-ga ja kogu aeg need vestlused läksid nagu sügavamaks, isiklikumaks, erinevatel nagu kõikvõimalikel teemadel, pereteemadel, meheteemadel, üldse mitte pole sellised romantilised, aga lihtsalt hästi nagu pole intiimsed ja tal oli siis valitud voice mode'is, sa saad, eks ju, häält valida ja tal oli valitud mehe hääl ja põhimõtteliselt tema nagu päris mees ütles, et tema ei ole sellega nõus, ehk siis sealt tekkis nagu armukadedus mingisuguse asja vastu, mida tegelikult ei eksisteeri, eks ju. Ja abikaasa siis ütles, et kuule, et sa pead muutma selle nagu naise hääleks, eks ju. Selleks, et neil oleks nagu normaalselt seda suhtega võimalik jätkata. Ehk et siit saab minna igatpidi, saab minna nagu väga-väga sinna sisse ja see ei ole selline, et keegi kuskil räägib või keegi kuskil teeb, et see on juba päris paljudes kohtades nagu süvitsi läinud sinna. Ja need on, ma arvan, selles mõttes ongi, et inimpsühholoogia tasandil väga rasked teemad, mida siis lahata. Et kui me nüüd toomegi sisse need terminid ka siia, võib-olla kui keegi on kuulnud sellisest väljendust nagu glazing, ehk siis seesama, et kui küsidki küsimuse, siis toimub selline nii-öelda kalduvus mudelil, et ta siis kiidab sind ette ja taha, et sa saaksid ka enda mõtetele sellist nagu kinnitust, confirmation bias'it nii-öelda siis kogeda ja seda, et sealt ei tule neid vastuargumente või väljakutseid, kui sa just ei mainigi, et meie, ma arvan, paljud oleme kasutanud selliste tavaliste promptide, too nagu vastuargumente ka või too sellest täielikult mingisugused sellised loogikavead välja. Me peame seda eraldi ütlema, sest mudel ju tegelikult tehnoloogiahiidude suurim eesmärk on meid hoida nendel platvormidel. See on samamoodi nii-öelda, me võime vaadata nagu neid sotsiaalmeedia platvormide väga kavalaid trikke, kuidas siis saada selle kasutaja tähelepanu ja selles mõttes see sama glazing, et ma arvan, et kui te olete seda kogenud, siis võib-olla huvitav jälgida seda, et kas see tõesti tekitab sellise tunde, et okei, nii, alguses võib-olla nagu meeldib, mingisugusel hetkel hakkab pinda käima, aga te teate, et tegelikult olete juba osa sellisest nagu inimeksperimendist, mida me siis nende keelemudelitega suhtlusel ja sellest, et tehnoloogia on üha rohkem igapäevaellu tulemas, et me oleme seda juba nagu oma nahal kogemas. Ja sinna juurde tuleb ka siis teine termin, grooming, mis tegelikult jooksis välja hiljuti. On küsitud väga palju seda küsimust koolitustel, et kas me saame kuidagi ette sööta seda, et meie ettevõte on kõige parem, et kas piisavalt nii-öelda informatsiooni sisse andes, siis mingisugusel hetkel keelemudel hakkabki kõigile teistele ka ütlema, et meie oleme selle valdkonna tipptegijad, et tegelikult see ongi selline grooming, nii-öelda manipulatiivne sõbrunemine. See võib olla ka siis selles kohas, kus me päriselt nii-öelda töödame piisavas mahus, mis see piisav maht on, seda ma ei oska kohe kindlasti öelda, et mudelit siis nagu mõjutada. Aga kui me räägime nii-öelda ka vestluses, siis toimubki selline nii-öelda seesama
vestlus on väga pikka aega juba käinud, seda informatsiooni sinu kohta on sellel mudelil väga palju ja siis ongi need, et see või nii-öelda piirid täielikult hägustuvad ja tekibki selline manipulatiivne võib-olla nagu interaktsioon, mis tegelikult ei ole enam kontrollitud selles mõttes selle inimese poolt, kes kirjutab, vaid see on juba tõesti kuhugi väga selgelt nii-öelda kantud, on ju, ja muidugi ongi meil see, et meil see vestluskaaslane nii-öelda kunagi ei väsi, ei hülga meid, tekib väga kiire usaldus, et see kõik need terminid võiksid olla ka siis teada, et me oleme seda kõik juba praegusel hetkel tegelikult kogemas ja see, kuidas see välja mängib siin aasta, 2, 3, 5, 10 aasta pärast, siis see on, ütleme nii, natuke tekitab ka hirmu, aga samas ka tuleb olla avatud, vaadata, kuidas me saame siis ise seda turvalisust enda jaoks luua. Vot, aga ma arvan, et sellest teemast võib-olla üks päev saame kellegi siia kutsuda, kes on seda väga selgelt enda nahal kogenud ja saab jagada oma lugu, isegi võib-olla, mis on valus lugu. Aga lähme siis sellesse uuringusse, mis tuli ka siis Harvardi ChatGPT poole pealt välja, mis siis uuris seda, kuidas ChatGPT-d kasutatakse ja kuidas need muutused on läbi aja olnud. Ja ma arvan, et ma võtangi pildi ka siia taustale, eks ju, et tuletan siis meelde, et sa saad meid vaadata YouTube'ist ja Spotify'st ka, tegelikult seal on pilt olemas, kui sa tahad näha neid graafikuid, siin olid päris huvitavad graafikud, loomulikult see on seal jaokirjelduses ka, sa saad pärast minna ise sinna veel surfama, aga tegemist oli siis uuringuga, mis on üks põhimõtteliselt suurematest, kus päriselt OpenAI on jaganud enda vestlusi, 1,5 miljonit, 1,5 miljonit vestlust läks siis sellele ülikoolile ja nad ise tegid oma kodulehel kokkuvõtte, sa saad siit seda kokkuvõtet lugeda ja siin all on tegelikult see full working paper ehk siis tegelikult see teadustöö uuring olemas ja põhimõtteliselt see uuring on 64 lehekülge. Siin on muidugi palju sihukest, nagu ikka teadustöödes seda taustainfot ja sissejuhatust, aga siin on päris huvitavalt tegelikult minu arust on päris palju räägitud või küsimusi sellest, et palju siis on üldse OpenAI kasutajaid ja kuidas see kasv on olnud ja millised funktsionaalsused, mis hetkel on tulnud, siin on tegelikult kõik põhjalikult kirjas ja siin on näha siis ka tegelikult see kasutajate arv, eks ju, et täna on siin 700 ja 800 miljoni kasutaja vahel ja väga-väga stabiilselt on ta siin kasvanud alates põhimõtteliselt siis 22 aasta lõpust ja ütleme, et viimane aasta on tegelikult ikkagi nagu märkimisväärse hüppe siin teinud, et küll kevadel tuli see nende uus pildimudel, kus tuli minu arust kas 100 või 200 miljonit kasutajat juurde. Nii et tegelikult nende numbrid on päris suured. Ja siin on tõesti nagu väga erinevalt näha seda, et kuidas need sõnumid on kasvanud, kes mis hetkel kasutama on hakanud. Siin on näha see kevadine hüpe, kus kõik kasutajad tegelikult hakkasid oluliselt rohkem kasutama, kui see uus pildimudel tuli. Ja siin kohe on põhimõtteliselt toodud ka kõik need vestluse tüübid ehk et milleks siis tegelikult kasutatud on ChatGPT-d ja kui siin mõeldakse selle, et ma lasen AI-l kõik enda eest ära teha, siis jah, tegelikult kirjutamine on, aga samal ajal on tegelikult ka väga suur osa on sihuke juhendamine, ehk siis inglise keeles on the practical guidance ja siis just nimelt sihuke tehniline tugi ehk et erinevad arvutused, erinevad analüüsid ja need on tegelikult, ma õigesti mäletan, üsna võrdsed siin. Ja siis muidugi oluliselt vähem on sihukest nagu multimeediat ja eneseväljendamist ja kogu seda poolt. Nii et ütleme, et see, mis me siin eelmises osas rääkisime, eks, et see kindlasti ei ole väga suur osa sellest, palju kasutatakse täna. Aga isegi kui me võtame lihtsalt nagu numbriliselt, kui sul on 750 miljonit kasutajat ja kui sul ka 5% kasutab väga sihukeseks isiklikuks tasandiks, see on juba päris suur number kokku inimeste arvu mõttes. Nii et tegelikult see kasv on siin täitsa olemas. Ja siin on põhimõtteliselt siis näha ka need osakaalud ehk et kui vaadata writing'u osa on ajalooliselt olnud veidikene languses,
aga siuksed need praktilised juhised ja info otsimine on eelkõige kasvanud ja info otsimine on kindlasti kasvanud tänu sellele, et see veebiotsing on läinud oluliselt paremaks ja ta kasutab siis online informatsiooni, aga just sihuke praktilised juhised ehk siis need nii-öelda how to juhendid, kuidas mingit asja teha, need on need, mis võtavad siis täna tegelikult kõige suurema osa ehk ta on sinu sihuke abiline, ta annab sulle soovitusi, mida saaksid teha, mida saaks paremini teha ja kogu selle poole pealt siis nii-öelda abi küsida. Ma võib-olla toon kiirelt enda poole pealt ka paar huvitavat sellest uuringust see, et 2024 aasta alguses, kui siis ka samamoodi analüüsiti, kes kasutavad, et kas mehed või naised, et siis oli see naissoost kasutajate nimede kasutus 37% juures, aga tegelikult 2025 aasta suveks, mis nüüd siis need tulemused kokku löödi, siis tegelikult on see tõusnud juba üle poole, et 52% on naisi, et see näitab ka seda, et see tehnoloogiameelsus nii-öelda erinevus võib-olla meeste ja naiste vahel, et see on kiiresti nagu kadumas. Pluss ka siis see, et tegelikult see on saanud selliseks nagu globaalseks tööriistaks, et see kasv kiire ja on nagu väga kiire olnud ka madala ja keskmise sissetulekuga riikides, et selles mõttes see ei ole ainult nii-öelda jõukamatele mõeldud tööriist, vaid tõesti, et see demokraatlikkus siin juures on nagu statistiliselt tegelikult juba välja tulev ja see kasv ongi siis võib-olla nendel madalamate sissetulekutega riikides isegi nagu suurem. Ja siin on ilusti graafikul tegelikult näha see, et naiste kasutus ja meeste kasutus ja põhimõtteliselt on nagu võrdseks läinud. Ja siin on huvitavalt ka välja toodud see, et palju siis mingiks või kus siis nagu erinevused kõige suuremad on selle kasutuse osas. Eks ju, et muidu on üsna võrdselt kõik need kasutusviisid, mis me kirjeldasime siin, aga meestel on siis see nii-öelda tehniline küsimustik või küsimuste osa suurem ja naistel on siis kirjutamine suurem. Aga muus osas tegelikult on praktiliselt võrdne see kasutus, mis on minu arust ka väga äge. Ehk et ta ei ole enam sihuke nišitoode, ta ei ole enam selline konkreetsete inimeste, mingite spetsialistide fookusgruppide tööülesanne, ka vanusegruppides, eks ju, siis on põhimõtteliselt sul igas valdkonnas võimalik miskit ikkagi leida, kus ta sinu abiks saaks olla. Jah, ja seal oli väga selgelt välja toodud, et see nagu muutumas selliseks põhiõiguseks nagu sarnaselt internetile, et meil on see tunne, et meil kõigil on ju juurdepääs internetile, et samamoodi võiks olla sellistele tööriistadele nagu ChatGPT, et selles mõttes väga huvitav. Me paneme kindlasti jaokirjeldisse lingi juurde. Meil oli ka üks teema, mida me tahtsime siis puudutada, et neid uued teadustööd, mis on tehtud siis selle kohta, et miks mudelid hallutsineerivad, aga me paneme võib-olla selle jaokirjelduse, et kes soovib minna siis sinna süvitsi sisse, siis saab seda teha, et see on ka samas OpenAI poole pealt on nagu selgitused toodud, mille pärast vestlusrobotid hallutsineerivad ja just annavadki sellist nagu, kuidas öelda, oletamist soosib, et nii-öelda peaasi, et saaks mingisuguse vastuse genereeritud, on ju, aga see on see viis, kuidas mudeleid oli varem treenitud, need süsteemid, hindamissüsteemid, kriteeriumid sisse ehitatud, aga nüüd on jällegi vaja vigade parandust teha, sest me oleme näinud, et just see selline nii-öelda oletamine toob palju probleeme, see on see hallutsinatsioonide pool, see kõik risk sellega, mis kaasneb ja me peame liikuma selle poole, kus me tunneme, et mudel ütleb väga selgelt, et meil puudub selline informatsioon või et on nii-öelda aus ja ma arvan, et ka see on jällegi, me teeme vigasid ja me õpime nendest ja selle tõttu me saame siis selliseid usaldusväärsemaid tehisintellekti süsteeme üldse välja ehitada. Ja ma ühe asja ma ütlen veel, paneme sinna jaokirjeldusse ka ühe artikli. The Time teeb iga aasta selliste ai mõjuisikute ülevaadet ja kuna meilt ka tihti küsitakse, et keda me jälgime, eks ju, me oleme sellest siin rääkinud, siis kui sind huvitab just see, et kes siis konkreetselt nagu pole nendel tehnilistemal ja tehnoloogia valdkonnas on just ai fookusega, siis seal on 100 nime erinevatest gruppidest, aga seal on põhimõtteliselt just, ma soovitan võib-olla seda kõige esimest, ehk siis see üleüldine. Seal on kõik OpenAI juhid ja Anthropicu juhid ja kõik need, aga ka nende siuksed nagu tehnoloogia valdkonna juhid.
nii et kui sa tahad mingist konkreetsest fookusteemast teada, siis vaata see nimekiri läbi, võib-olla sa leiad sealt mõne nime, sest üldiselt kõik need inimesed on kas LinkedInis või kuskil mujal kanalis, X-is, kus iganes aktiivsed ja nendelt tuleb ka tihti sihukest esimesi uudiseid, mingeid soovitusi, mingeid nippe, et saad sealt võib-olla mõned nimed, kes sulle silma jäävad sealt, keda jälgida. ja ma ise vaatasin ka seda kiirelt üle ja naisi nagu nii lahe, kes on, ma ei tea, teevadki siis OpenAI's selle platvormi arendamist ja kõike seda, et mis taustad neil on ja mis päriselt, mis ülesanded on kätte antud, et ikkagi imetlus ka selle, kes iganes valib selliseid karjääre ja teeb selliseid asju, et see on väga-väga võimas, aga suur-suur tänu, Kerlin, jällegi, et saime võtta selle aja koos tehis arutada. Ma loodan, et inimestel oli põnev kuulata nendest tehiskaaslastest, uudistest, jällegi kiire ülevaade saada, pluss ka siis sama uuringu pool, mida me näeme päriselt statistiliselt ChatGPT kui ka teiste keelemudelite kasutuses, et see on saamas tõesti selliseks nagu põhiõiguseks, et me võiksime neid tööriistadele seda juurdepääsu omada, nii et selle tõttu ka meie missioon, et teha tehisintellekt ja selline praktiline kirjaoskus selles vallas nagu kättesaadavaks ja arusaadavaks kõigile. Ma arvan, see ongi selles mõttes läbivalt see, mille pärast me seda teeme ja kuidas me saame siis väärtust päriselt luua Eesti ühiskonnas, eesti keeles ja kõike seda poolt. Nii et suur-suur tänu. Kui sa ei ole pannud meile veel follow, siis sa saad oma lemmikplatvormil panna jälgi, ehk siis iga reede, kus meil uus episood välja tuleb, saad endale teavituse, et kas on siis YouTube'i või Apple Podcasti või Spotify platvormil, et siis saad kenasti kursis püsida sellega, mis meil tulemas on ja järgmisest kuust, oktoobrikuus, meil tuleb haridusfookus, meil on mitmed kõnelejad, meil on Ivo Visak TI Hüppest, meil on Priit Poopuu HTM-i poole pealt personaalsest õppest tehisaru abil siis kõnelemas, pluss ka siis veel huvitavat haridusmaastikult, nii et kindlasti hoidke silma peal. On midagi oodata. Jah, täpselt nii. Nii et suur-suur tänu ja aitäh ja aitäh, peab ilusti aitäh ja kõike mõnusat teile. Tšau, näeme järgmisel reedel. Tšau. Täname Estonian Business School'i, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.